toon siia paralleeliks vastandi, see on mina usun. Mina usun, et on kaks ringi. Mina usun, et on looja ja on loodu. Mina usun seda, et selleks, et midagi saaks tekkida, selleks peab olema keegi, kes peab. Antud juhul selles ringis, mida peetakse tervikuks ja kus Jumalaks nimetatakse seda energiat, mis valitseb selle terviku vahel. Selles ringis ei ole loojat. Saad aru, mis mõtled? Selles ringis on Jumalaks inimene. Mina usun, et absoluutne tõde, mis kehtib kõigile, on see, et meie inimestena elame ühes loodusringis. Ja meil on looja. Meie Jumal, kes on meid loonud ja kelle juurde oleme tagasi. Kes selle raamatu läbi räägib meiega tänapäeval ka. Kes ütleb, et igale ühele, kes usub, sellel on igavene elu. Igale ühele, kes Jeesuse Kristuse vastu võtab, sellel on igavene elu. Me siin enne laulsime, et Siret laulis, et ja ma laulab, sulle laulab. Pisarates kiidab mu hing vaid sind. Pisarates kiidab mu hing vaid sind. Mõtle, kellele sina oma eluga laulad. Kes on seda väärt, et sa oma elu annaksid talle? Kes on seda väärt, et sa oma eluga laulaksid talle? Kes on kiitust väärt? Me nägime, mis on ilmvaradus, mis on silmvaradus. Siis meile mõlemale pakutakse igavest elu. Meile pakutakse täiuslikku rõõmu ja rahu südames. Meile antakse meie patud andeks, meie võtame vastu Jeesuse Kristuse. Ja ei ole mitte midagi muud, mis oleks mulle tähtsam kui Jeesus Kristus. Ma kohe kaasa paneb sinna video käima, kus üks tüüp on minust väga hästi öelnud. Ja see võtab kindlasti kokku kõik selle, mis ma tahtsin öelda. Aga tõesti, kui midagi on, siis ma tahaks teile lugeda ruttusi piiblist ühe koha. Paulus, apostel Paulus, vägev mees, otsige enda piiblid üles, lugege, kuidas Paulusest sai kristlane. Täiega hinges, saate aru? See täiesti uskumatu lood. Kui Paulus kirjutab Timoteusele, siis ta lõpetab oma kirja sellise lausega. Oh Timoteus, hoia, mis on hoolde ja usaldatud. Pöördu ära lavastest, tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest, mida omaks tunnistades mõned on valdunud kõrvale usust. Paulus hoiatab Timoteust, ta väga armastab Timoteust. Ja ta hoiatab teda, et tule ettevaatlik sellepärast, et tuleb inimesi, kes hakkavad sul igast jama ajama. Siikust jama, et kui sa korraks oma loogilise mõistusega selle peale mõtled, siis tasub make sense. Et umbes, et iga ühel on oma tõde ja kui see, mida sa väga usud, siis see ongi su tõde ja see ongi su Jumal. Et usu seda, mida räägib see raamat. See raamat, mis räägib maailma algusest, see raamat, mis räägib praegusest hetkest, see raamat, mis räägib tulevikust. Mina saaks sulle midagi praegu siin lõpetuseks öelda ja mida ma tahaks, et see võtaksid endaga kaasa võib-olla, kui sa lähed koju ja kui me võib-olla suve jooksul ei näe enam mõistele, siis võib-olla see piisab uue loo ajal, käsikul. Siis mõtle sellele, et sinu suurim vajadus on Jeesus Kristus. See rikkus annab sulle julguse elada täielikult, nautides oma elu ja vabadust. Olles vaba sõltuvustest ja hirmudest. Olles vaba himudest ja ihadest. Olles vaba olmusest, kui maailmselt sunnib. Ma soovin, et sa võiksid, sa oled inimene, ma soovin, et sa võiksid tervet oma edasist elu elada koos Jeesuse Kristusega, tundes seda ühte ja ainukest tõde, mis maailmas kehtib kõigil ühtemoodi. Ja ma palun Jumalat tõesti, et Jumal ise aitaks ma püha Juhu kaudu sul selle teel püsida. Aga selle otsuse pead tegema sina.
ja ära lükka seda edasi. Ära mingil juhul lükka seda edasi. Kui sa kunagi oled olnud Jumala juures, kui sa tead, mida see raamat räägib, kui sa praegu oled läinud tagasi, siis ka sinul ei ole hilja pöörduda. Ka sinul ei ole hilja tagasi tulla. Aga ära ole rahul sellega, kus sa praegu oled, kui sa usud mingit jama ja kui sa lased endale pähe mõelda ükskõik mida. Et usu seda, mida ütleb Jumal, sinu maailma looja, sinu elu kohta. Suur täht teile!